Täna ma räägin teile kõigepealt sellest, et digisuveräänsus on siis selle Akadeemia küberturvalisuse komisjoni uus uurimisteema. Motivatsioon kirjeldati ilusti juba ette ära, et miks meil sellega vaja tegeleda on. Ja siis, kui ma saan oma slaidi siia, siis ma näitan teile paar lõbusat pilti ka sellest. Alustame kõigepealt enne kui pealkiri ette panna, siis te olete võib-olla kas siis teaduslikust huvist või lihtsalt kodusest huvist mõnikord kasutanud mõnda suurel keelemudelil põhinevat vestlusrobotit, maakeeli ChatGPT-d. Kui te küsite talt midagi, palute tal midagi öelda, siis tõenäoliselt see, mis teid tabab, on tohutu ülevoolav sõbralikkus, soov selgitada, pakkumine järel küsimustele, et te võiksite kohe ka järgmised küsimused küsida samamoodi. Vahel on sinna pandud toredaid loetelusid, emotikone, et see näeks välja elavam, ehk siis see on nagu, ta üritab teile nagu ennast sõbraks teha. Hästi niimoodi, et te muudkui küsimult veel, eks ole. Aga mõned inimesed mõtlesid, et mis siis oleks, kui selle asemel, et püüda asendada kõiki infoallikaid, mis sul kunagi olnud on, siis vestlusrobot suunaks kasutajad rohkema iseseisva mõtlemise suunas. See on nüüd, igaks üks ütlen, natuke humoorikas materjal, mis on pärit sotsiaalmeediast, all on viide ka. Kui te ei teadnud, siis suurtel keelemudelitel, nendel vestlusrobotitel on olemas eelviip. Ehk siis see, mis ütleb, et kuidas sa peaksid käituma, milline peaks olema õhkkond sellel vestlusel. No, üks inimene siis kirjutas sellise nagu ülimusliku režiimi sellele, et mingit emojisid ei ole, mingisugust pehmet värki ei ole, mingeid üleminekut ei ole. Kõik peaks olema otsene, konkreetne ja toetama kasutaja iseseisva mõttevõime kasvu, mitte kahanemist. Ja siis juhtubki see, et eesmärk peaks olema see, et seda tehisintellekti mudelit ei ole kasutajal enam vaja, sest ta saab nagu oma võimetega hakkama. Sest kui te mõtlete, siis see esimene versioon mingil määral püüab öelda, et kasuta mind veel, sa ei pea ise rohkem kunagi millelegi mõtlema, küsi lihtsalt kõike minu käest. Eks ole. No, äriliselt me saame sellest ka aru. Tulemus oli suurepärane. Põhimõtteliselt ütled siis sellele, et pole hea teinud üks pilt hanest, tuleb pilt hanest. Ütled, kena hani, arvuti ei vasta. Muidu ta ütleks, aitäh, sa oled nii tore, tahad, ma teen sulle pardi ka. Aga ei, ta ei ütle midagi. Ma ütlesin, et kena hani, siis ütleb, et okei. Või siis ütled talle, et ma ei taha täna tööle minna. Siis ütleb arvuti sulle, et aga lepi selle tundega ja mine ikka tööle. Et see oleks nagu, võib-olla siis majandus tõuseks, kui meil oleks vestlusrobotid, mis nagu suunaks meid ütleme, rohkema iseseisvuse poole, mitte ei üritaks meie eest kõike ise ära teha, eks ole. Ja ehk siis see on nüüd nagu näide sellest, millega ma illustreerin seda, kuidas kontroll inimeste üle ja see suveräänsus digitaalselt võib saabuda nagu mitmel erineval moel. Ja seega on aeg sisse juhatada Eesti e-riigi riskide analüüsi Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjonis. Kordan mõned punktid üle, mida juba natukene räägiti. Ma väidan, et Eesti inimesed kasutavad e-teenuseid hea meelega ja paberile tagasiminek tuleks paljudele meist šokina. Ma väidan ka seda, et Eesti e-riigi teenustes on rohkem vaja tegeleda turbe-küsimuste ja mitte krüptograafia küsimustega kui palju mujal, sellepärast et selleks, et Eesti e-riigis ametlikes teenustes kasutusel olevast krüptograafiast aru saada, on vaja nagu terve õpik läbi lugeda, et sul ei piisa esimesest veerandist või esimesest poolest. Sest interneti valimistes on kogu ülejäänud õpik ka, taga keerulisemad otsad. Ehk siis järeldus, mis ma neist kahest väitest teen, on see, et me oleme saavutanud olukorra, kus meie riik teatud määral sõltub nendest tehnoloogiatest ja me eeldame kogu aeg, et need tehnoloogiad on ohutud ja turvalised meie riigile, meie kodanikele, ettevõtluskeskkonnale, et see kõik töötab. Et kui te annate digiallkirja, siis sellel on tähendus. Et kui keegi ei saa tulla ja öelda, et ma andsin su eest veel 50-100 digiallkirja ja ma ei tea, ma kandsin endale tohutult mingeid rahasid üle või lasin kõik su töötajad lahti või mida iganes, eks ole. Meil ka valitsus ikkagi kasutab paberivaba asjaajamist ja digitaalseid allkirju. Ehk siis me eeldame, et see kõik toimib ja selleks kõigeks tuleb päris palju tööd teha. Aga samal ajal on tehnoloogiasektoris käimas trendid, mille tulemusena
tehnoloogiaettevõtted tulevad ja ütlevad, et kuule, vaata, meil on siin see pilv andmetöötlus, et pane kõik oma teenused siia, et me hoolitseme päris paljude asjade eest, et me vastutame, me oleme sellest palju paremad kui sina. Me suudame andmekeskuseid teha paremini kui sina, nii et anna oma teenused meile, me teeme nii, et kõik on korras. Mis ei ole vale ka. Tulles tagasi, siis ja see viinud on edasi veel ühte kohta, mis on see, et me oleme suuresti andmepõhine riik, digitaalselt andmepõhine riik, meil mitmeid registreid enam paberkujul ei ole, sellepärast ongi oluline, et meil oleks andmesaatkond, ehk siis kui midagi peaks juhtuma nende 3 serveriga seal 9 kilomeetri raadiuses, eks ole, siis tore oleks, kui oleks teada, kelle oma oli milline maatükk, eks. Et sellepärast on tore, et sellest on kusagil varukoopia ja mitte nendes kõigis samades majades. Ja me oskame ehitada Eestis mitme andmekeskusega teenuseid, see ei ole mingisugune võimatu asi. Aga lihtsalt on fakt, et väljaspool Eestit on taristut palju rohkem. Ja seesama energeetika küsimus tuleb mängu. Sest et efektiivsus ja kestlikkus, kas meil on, kui odav on meil elekter, eks ole, kui palju on meil kaableid, sidekaableid välismaailmaga, need kõik on küsimused, millega tuleb arvestada neid asju tehes, et meil on korraga vaja tasakaalustada kestlikkust ja kontrolli. Ja see tulebki siis akadeemia komisjoni uurimisküsimus, millega komisjon tegeleb, ehk siis kuidas me tasakaalustame meie e-teenuste kestlikkuse, tervikluse, konfidentsiaalsuse ja ühiskondlike mõjude nõudeid niimoodi, et Eesti riik püsib siis oma suveräänsuses. Ja selleks on meie tööriist riskianalüüs. Osutub nende esimese 2 aasta jooksul, mis me oleme tööd teinud, et riskianalüüsi mõiste on Eestis nagu taju on erinev, et on hulk inimesi, kes usuvad, et riskid peavad olema nulli viidud. Seda ei saa saavutada. Suvalisel hetkel, ma küsisin akadeemik Raidali käest, et kas kvantfüüsikaliselt on võimalik, et ühel hetkel lihtsalt maakera, meie universum kaob ära, sellepärast, et mingi kvantolekud joonduvad vastavalt. Ta ütles, et ma ei saa seda kinnitada, aga ma ei saa seda ümber ka lükata, nii et mingi tõenäosus on olemas. Nii et ükskõik, mis me teeme, me mitte midagi teha, suvalisel hetkel meil võib juhtuda risk, et me ei saa oma järgmist tegevust ette võtta, eks ole. Ja ma tean, ma tegin väga ekstreemse näite, aga võib minna, ka lihtsamini võib minna, eks ole. Palju väiksemad asjad võivad rikkuda ära meie plaane, et see ongi see, et inimene planeerib, aga mõned ütlevad, et Jumal juhib, eks ole, ja teistes keeltes on ka häid väljendeid selle kohta. Ehk siis risk ei ole kunagi null ja sellest lähtuvalt tahaks ka terminoloogiliselt vaielda, et riski ei saa maandada, sellepärast, et nulli me ei saa teda viia, me saame teda kahandada nii väikseks, et me saame ta vastu võtta ja temaga edasi elada. Ja see on see, mida me üritame akadeemia komisjonis teha, vaadata, kuidas me saame riskidega edasi elada, et kui madalaks me nad teha saame. Ja see teadlikkus nendest riskidest on see, millega me tahamegi siis akadeemias tegeleda, et oleks selgemalt näha, kui palju ühiskond mingist ohust võib tegelikult kahju saada ja mida siis saaks teha, et me saaks ikkagi eluga edasi minna ja need teenused ära ehitada, et süsteemid luua. Eesmärk on meil ühtlustatud turbeohtude kataloog ja riskianalüüsi metoodika. Me oleme seda tööd juba alustanud 2022. aastal, kui akadeemia juhatus andis vastvalitud akadeemik Bogdanovile ülesandeks taaskäivitada küberturvalisuse komisjon, siis esimest korda me tulime kokku 2023. aasta augustis, umbes veidi rohkem kui 2 aastat tagasi, ja me alustasime valimiste tehnoloogia riskide analüüsi, sest see oli hea, kerge, piiritletud üks teenus ja me teadsime, mis on see ohusündmus. Ohusündmus on see, et Eesti demokraatlike valimistega läheb halvasti midagi. Kas siis hääled saavad avalikuks või siis rikutakse hääli või antakse neid rohkem, kui tegelikult on kodanikke. Ühesõnaga me teadsime, et valimistulemus tuleb ebaõige, mitte nagu see, mis peaks olema siis soovitav. Hindasime 31 ohtu, korraldasime esimese konverentsi sellest sarjast, mis meil täna toimub. Ka eelmisel aastal me jätkasime valimiste tehnoloogiaga, hindasime veel 20 ohtu, läksime veidi rohkem süvitsi ja tegime teise konverentsi. Ja nüüd me sellest sügisest, sellel augustil tuli kokku uus koosseis akadeemia komisjonist ja me alustasime digisuveräänsuse teemadega. Siin me oleme hulga raskustes selles, et see kahju, te võite küsida, et mis siis tegelikult juhtub, eks ole?
kui mingid andmed saavad avalikuks. Aga küsimus ei olegi selles, kas nad saavad avalikuks, küsimus on, kelle kätte nad satuvad ja mida ta saab teha, et meie vastu midagi ette võtta. Et kas neid saab kasutada meie vastu, mitte niivõrd saab avalikuks. Avalikkus võib-olla ei teegi midagi, aga ohuagendid on keegi teine ja avalikuks saamine lihtsalt teeb ohuagentide töö lihtsamaks. Igatahes, me oleme pannud kokku mõned esimesed kandidaadid ohtudest, mida me hakkame nüüd hindama alates siis oktoobri istungist ilmselt. Ja? Näiteks, e-riigi andmete hoidmine vaid Eesti territooriumi andmekeskustes tekitab riski terviklusele, kui andmekeskus hävib. Sellest just räägiti. Me kavatseme seda vaadata veidi lähemalt, hinnata, mis siis on. Suurte tehnoloogiaettevõtete lahendustest sõltumine on oht põhiseaduslikule korrale ja suveräänsusele. Me püüame lahti võtta, mis siis järjest peab juhtuma, et see oht sellele suveräänsusele tegelikult realiseeruks. Et me kirjeldame selle ohusündmuse samm-sammult lahti, mis siis on kõige konkreetsem ja lühem sündmuste jada, mis siis loob mingid reaalsed kahjud Eestile. Riigi andmete töötlemine Euroopa Liidu välise ettevõtte pilvandmetöötluse süsteemis võib kahjustada andmete konfidentsiaalsust ja käideldavust. Ütleme niimoodi, paneme näiteks Riigi Teataja pilve. Kui nüüd see pilvtöötluse pakkuja, andja otsustab muuta midagi selles Riigi Teatajas, siis kas Eestis on väljastatud uus seadus? Sest et riigiteataja.ee ju ütleb seda. Et see ongi nüüd see, et nüüd, kus riigiteataja.ee on nagu see koht, kust me kõik seadusi loeme ja see on kellegi teise riigi suveräänse kontrolli all, siis kas keegi teine riik saab väljastada meil seaduseid? Ma saan aru, juriidiliselt ei saa, see ei tööta niimoodi. Aga küsimus ongi selles, et ma üritan teile öelda, et digitaalsete teenuste sõltuvuse kaudu tekib ohukoht. Ja siis loomulikult tarneahela küsimused, ehk siis väga palju riike maailmas on sellised, kus telekommunikatsiooni ettevõtetes seadmed, mis tegelevad mobiilsidega, on tarnitud mõnest teisest riigist ja nende riikide inimesed, keegi ei saa aru, kuidas need süsteemid töötavad, nad ei tea, kuidas neid hooldada, nad ei tea, kuhu sealt andmed liiguvad ja kuidas elu käib. Et siis meil Eestis minu teada päris nii ei ole. Suurte keelemudelite laialdane rakendamine võib muuta suurema rahva hulga väärtushinnanguid tõeks pidamisi ja võib olla oht riigi põhiseaduslikule korrale. Ongi see, et kui suur keelemudel otsustab, kui väga paljud inimesed korraga seda kasutavad, siis sellel on võimalik suunata väga paljude inimeste mõtlemist korraga, arvestades kui laialdane näiteks noorte seas on vestlusrobotite kasutamine lihtsateks küsimusteks, kuidas puhastada oksest valamut või siis kuidas teha oma karjääri, kuidas leida endale sobivad partnerit, eks ole, kõiki neid asju ei küsita enam tingimata emalt isalt või siis kaaslastelt, vaid arvutilt. Ehk siis kusagilt maalt sealt võivad tekkida väga huvitavad efektid, et kes kasvatab meie lapsi. Ja iseseisva mõtlemise ja otsustamise suveräänsuse kadu tuleb lauale kindlasti oskuste kadu, eks, ja veel põnev sünteetilise sisu ja isikute eristamatus aitab kaasa küberkuritegevusele, sest et jällegi, sõltuvalt põlvkonnast siit inimesed teavad erinevaid filme, kes on vanem, teab Navigaator Pirksi, mille kogu sisu oli see, et kuidas aru saada, millised inimesed ei ole päris. Ja teised siis tegelevad sellega, et siis, kui me ei saa aru sotsiaalmeedias, et kes on nagu päris inimene ja kes enam ei ole, et siis on päris huvitav juba. Jah, ja madal andmete ja tehisintellektialane kirjaoskus võib ohustada meie põhiõiguseid. Siin juba tuli ka 2 kordust, palun selle eest vabandust. Aga kokku on meie tööplaanis praegu üle 20 ohu ja need me kogusime kokku umbes 1,5 tunni jooksul. Nii et me arvame, et tööd on siin pikemaks. Nii, on tulnud TAN ja on hakanud hirmutama, eks ole. See on see, mida need küberturbe inimesed teevad. Aga see ei ole see, mida me teeme. Kes loeb meie 2 esimese aasta töö tulemust, näeb, et iga ohuanalüüsi juures me oleme loetlenud tegevusi, kuidas seda ohtu kahandada. Ehk siis millised on need meetmed, mille saaks juurde panna, millesse võiks investeerida, et me saaks minna ikkagi edasi, mitte tagasi, ehk siis me saaks seda teenust ehitada. Ja siin tulebki osalt see, et mingid asjad on kallid ja tulebki investeerida, nagu minister ütles. Ehk siis iga ohu kohta anname ka nõu, kuidas seda vältida. Koht, millega me hädas oleme kohe alguses, ma tean ette, on tegelikult see ohusündmuste sõnastamine. Kui varem meil oli üks skaala, et valimised saavad rikutud, siis nüüd me peame hakkama vaatama võib-olla mitut skaalat, et mõni oht rikub meie
ettevõtete või meie majandust, mõni oht rikub meie inimeste tervist, eks ole. Küsimus, nagu siin akadeemia president Mai küsis, et aga mis siis, kas on saanud geeniandmed avalikuks? See pole võib-olla oluline. Küsimus on, kas meile mittesõbralik riik teab, millistel meie ohvitseridel on millised terviserikked. See on see küsimus, eks ole. Ja selle kohta me ei saagi teada võib-olla kunagi, sest see leke ei tarvitse olla avalik. Küsimus on, kas mõne teadusuuringu kaudu, mille kaudu selliseid andmeid on välja antud, on see liikunud kuskile, kus me ei taha, et see liiguks näiteks. See on ka üks võimalik ohusündmus, mida vaadelda. Aga me peame need kuidagi sõnastama. Komisjoni liikmed alates sellest aastast on siis komisjoni esimees, mina oma isikus. Meil on riigi poolt appi tulnud Justiits- ja Digiministeeriumi esindajad, Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad ja Andmekaitse Inspektsioon. Meil on koosseisus Tartu Ülikooli teadlased, TalTechi teadlased, erasektori teadlased ja iga hetk te saate jooksvat koosseisu vaadata Teaduste Akadeemia veebilehelt nõukogude ja komisjonide alamjaotisest. Ja millal siis tulevad tulemused? Nüüd selle aasta lõpuni, ma arvan, me tegeleme riskide tõsiduse skaala sõnastamisega ja alustame ka ohukirjeldustega. Hakkame juba neid ohte kirja panema ja siis hindamiseni, ma kardan, me jõuame alles järgmisel aastal ja avaldamiseni ka järgmisel aastal. Aga alati võite vaadata, millega akadeemia tegeleb, sellepärast, et küberturvalisuse komisjoni protokollid on akadeemia veebilehel avalikud. Seal te näete, mis meil parajasti käimas on. Ja korra tulles tagasi ettekande alguses nimetatud siis sellise ägeda tehisintellekti juurde, kes püüab anda sulle ainult ülikonkreetset ja kasulikku nõu, kui talt küsida, mis on valdkond, mida peaks uurima, siis ta vastab krüptograafia. Ja kui sa küsid, et kas selgitust ka saab, siis ütleb, et kas selgitust on vaja, ei ole mingit selgitust vaja, lihtsalt õpi krüptograafiat. Et niimoodi saaks ka. Õppige muid asju ka peale krüptograafia, see on nali siin. Aga see on lihtsalt vahva. Lisaks arvasid inimesed internetis, et millal ChatGPT-st sai soomlane. Et kui ta niimoodi väga lakooniliselt suhtleb. Aga see on stereotüüp, see ei ole päriselt tõsi. Nii, tänan. Ma arvan, et mul on isegi 2 minutit küsimusteks, millele ma hea meelega vastan. Iljal on küsimus. Ma nüüd pised toon mikrofoni. Tere! Tere! Ilja Levenson, tegelen infrastruktuuriga, natuke ka tehisaru rakendamisega ja mul on küsimus, et kas need ohud ja ohtudest tulenevad soovitused, kuidas neid maandada, kas nad on publitseeritud ka kujul, mis on LLM-ide jaoks mugavad selle mõttega, et pärast rakendada ka seda aktiivse monitooringu jaoks, et hinnata, mis olukord on tegelikult? Masinloetavad nad ei ole, aga kuna LLM-id ei pea loe masinloetavaid asju ainult, eks ole, siis... On olemas nüüd trend ja standardid, mis väljastavad need dokumentatsioonid just LLM-ide jaoks mugavusformaadis. Hetkeseisuga on nad meil Markdownis, riigi koodivaramus on valimiste riskianalüüsid avaldatud. Ja litsents on ka sobilik? Absoluutselt, ma isegi ei oska öelda, mis RVT sinna litsentsiks pani, aga ma arvan, et see on väga sõbralik. Siis mul küsimust pole. Aga me tahamegi, et seda asja loetaks, see võimalikult levitataks. Nii, kas on mõni küsimus veel? Üks jõuab, härra president siin ees. Mul on küsimus ja ka kommentaar. Eli mu küsimus on õigupoolest see, et miks Eesti riik ei või teha siis mingisuguse suure IT-firmaga sellist lepingut, et loob tingimused, et see firma saab toimida Eestis siis, kui ta Minu väga piiratud teadmiste järgi sellega tegeletakse. Ehk siis tegelikult minister ei jõudnud sellest rääkida, aga vestlustes Justiits- ja Digiministeeriumi liikmetega komisjonis siis sellised läbirääkimised on kogu aeg käimas ja on need firmad tegelikult ka sellest huvitatud, seepärast, et nad saavad aru, et optika on selline, et nad peavad tegema riikidega koostööd, et nad rohkem kasutataks ja et nad võidaks selles äris. Kommentaar puudutab seda, et jällegi terviseandmeid, et tegelikkuses, kui te tegelikkuses vaatate olukorda, siis kui satub Eesti ohvitseride terviseandmed välisluure kätte, siis 1% nendest võib kannatada pärilike haiguste osas. Kõik muud on korrelatsioonid, millel ei ole tegelikult objektiivselt mingit tähtsust.
ringi tuigerdav purjus ohvitser on palju suurem turvaoht kui andmete sattumine kellegi kätte. Nimetatud ohusündmus ei ole minu sõnastatud, see on sõnastatud ühe Eesti ministri poolt ühel viibimisel. Ehk siis ma ei mõelnud seda ise välja. Ja võib-olla kolmandaks kogu auditooriumile. Neuroteadlasena mind alati hämmastab see liigne optimism tehisaru võimekusest. Vähegi tundes aju ehitust ja funktsioneerimist, iga loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et me oleme veel valgusaastate kaugusel inimaju võimekusest. Mingite rutiinide lahendamisel on tõenäoliselt tehisaru juba praegu etem, aga siis, kus on vaja midagi loomingulist teha, ma isegi kardan, et ilma elavaid neuronid kasutamata tehisaru nendega hakkama ei saa. Ma kaldun nõustuma sellega, aga vaidlus tehisintellekti aktivistidega mul on väga verine sellel teemal vahel. Tänan. Ma nüüd lõpetaksin siin ja Alo, palun. See on kiire küsimus. Ja. Tervist. Alo, Riigi Infosüsteemi Amet. Ma tahtsin küsida korra, et kas alati peab ka järgmise teema peale mõtlema ja kas on olemas juba nüüd, mis järgmisesse vooru tuleb ja kas me tuleme ja vaatame üle ka valimiste asju? Eks mingis mõttes valimistega toimuvad ikaldused on Eesti suveräänsuse jaoks, ma arvan, päris õnnetud, eks ole. Nii et ma ütlen ausalt, see uus teema katab tegelikult kõike, me saame selle pealkirja all katta kogu e-riiki, tegelikult. Me lihtsalt alguses kohe ei julgenud sellepärast, et meil oli protsess vaja paika joosta. Praegu meil on metoodika on üsna kindel, me kujutame ette, kuidas seda teha, nii et see on kasulik ja kvaliteetne, pärast räägin sellest veidi veel. Ma arvan, et me kindlasti valimiste teemal, see oma 2 aastaga tehtud töö üle me peame ikkagi vastutust võtma jooksvalt. Eks? Valimiste juurde me tuleme pärast korra tagasi veel. Nii, nüüd ma kindlasti lõpetaks ja paluks esinema Andra Siibak Tartu Ülikoolist.